isegi viimase koha mees tegi tulemusi, mis praegu teevad esimese koha mehed. Vot see asi, mida sa teed, mis asi see on? 40, hetkel 43, et ideaalis ma Max jõutõmbe jaoks ideaalne kaal, aga raamumehe võistlusteks palju. Minu pikkuse ja kõige kohta, siis ma tunnen, et 36 ja niimoodi, et võhma läheb väheks. See on 250 000 hooajaga, põhimõtteliselt pani kokku kolme võistlusega. See on näiteks tava jõusaalis, see on jõutõmmeta kuni 380 kilo, sest rohkem kettaid ei mahu peale. Kui palju sa peaksid sööma? Kuhu me jõuame? Mis on halba näiteks testosteroonil? Kui Tallinna Sadamas oli sinu autos 8 kuni 10 000 tampull. Midagi oli, öös hakkasin verd oksendama ja hommikuni välja. Ikkagi Eestis väga paljud siin ikkagi näha ei taha. Mul endal valmib kohe varsti ka siis netipoodi. See Thor Björnsson, see Islandi poiss. Toome lihtsalt kabariidid ette ära. Mees on 206 ja 180 pluss kilo. Jõusaalis ma käin elu lõpuni. Lähen kas või mis iganes tokiga sinna. Tere taas kõik Betsafe spordipodcasti vaatajad. Täna on meil külas mees, keda võib-olla Eestimaal nii palju ei tunta, ehkki mees on maailmas päris kuulus. Eesti üks tugevamaid mehi, kui mitte kõige tugevam. Rauno Heina, tere. Tere. Oled sa kõige tugevam mees Eestis või ei ole? Nii, nüüd see on huvitav küsimus. Eesti meistrivõistlused 6 korda olen võitnud. Et läbi aegade kõige rohkem. No see ongi see rabumees. Aga selleks, et Eesti tugevam olla, peaks Eesti selle meistrivõistlusel osalema. Ma ei ole aastaid osalenud. Aga kui tulemusi vaadata, siis kindlasti olen küll. Täna Eesti meistrivõistlused, kui sellised üldse, mis asja need üldse on? Kuidagi on see asi soikuva ju? Ja, me üritame natukene, ütleme, et Tartus Tiit Kallavus üritab seda sporti natuke tagasi tuua, mis oli 2008 aastal. Et siis sellel hetkel oli väga, kuidas öelda, päris professionaalne oli. Et isegi viimase koha mees tegi tulemusi, mis praegu teevad esimese koha mehed. Aga põhiline, miks mina sinna ei lähe, on auhinnarahad, et need ei motiveeri mind ja tiitleid ei ole ka enam vaja, neid on juba piisavalt. Me jõuame rääkida kogu sellest protsessist aastast 2008 kuni 2023 siia välja. Su nimi on käinud läbi väga erinevates aspektidest selle maailma tugevamate meeste hulgas. Aga vaatame kõigepealt ühte videot, et inimesed üldse aru saaks, millega sa täna tegeled. Ja kui me paneme selle video käima, siis see on nüüd sinu viimane võistlus. See oli Walesis Cardiffis ja seda distsipliini nimetatakse siis deadlift, eks ole. Ja sa oled seenioride arvestuses selle ala maailmarekordi omanik. Jah, aga samas ma olen ütleme, et selle ala tipus ma olen juba 2015 alates, et esimene kord 2015 osalesin, sain 3. koha 435 tulemusega, sest järgmise 450 panin peale, siis läksid mõlemad reie tagumised katki, et osaline rebend, siis ei saanud edasi võistelda. 2019 ja 2022 olen selle võistluse võitnud, aga seekord ma ei läinud võidu peale välja, sest et kui võit oleks tahtnud esikohta jagada, oleks 470 pidanud tegema, aga jällegi see tiitel ei anna mulle midagi, sest ma olen seda nii mitmeid aastaid saanud ja ma tahtsin kindlasti minna maailmarekordi peale. Vaatame ära, 400 kilo, see põhimõtteliselt on ikkagi nagu trenni raskus. Ma olen näinud, et seal jõukoobasse, mis selle koha nimi on? Rammukoobasse. Sa oled seal trennis teinud 450-ga. Jah, aga sa teed 400? 410 oli kuskil 10, ütleme 14 aastat tagasi oli maailmarekord, oli 410. Nii, nüüd sa lähed teisele katsele ja see seda on 1000 pounds ehk 455 kilo. Seal hetkel tundus ta kõik nii lihtne, ma olin, ütleme ära, miks oleks võinud parem olla, et nädal aega enne jäin haigeks ja palavik oli ikka ka võistluste ajal, et väga valel ajal nagu tuli see haigus peale, et aga see raskus seal tundus küll nagu mitte midagi. 455, me näeme selle ka ära. Kirjelda natukene, mida sportlane enne seda sooritust nagu tunneb, kui sa nüüd lähed, et see tundub kõik nii ulme. See minu jaoks oli lihtne, sest et ma teadsin, et see ei ole mingit probleemi valmista, aga üldjuhul ütleme 10-11 inimest inimest, kes selle raskuse on ära teinud. Siin 2 aastat tagasi oli neid inimesi 5, aga see ühel võistlusel tuli juurde 6 tükki. Ometi sa nüüd nii-öelda see põlvedele minek... Sellepärast, et trikoo on seljas. Nii. Ja et kui ma jääksin püsti ja hakkan käsi lahti võtmas, ma ei saa hingata. Sellepärast lähen põlvedele. Okei. Ja nüüd, kui see läheb praegu hetkel üles nüüd
455 läks juba ülesse. 505 pandaks maailmarekord. Ehk et tegelikult maailmarekord on ju võistluste sees 500 ja Islandi poiss on teinud 501. Jah, aga loetaks, me ei saa, see on nende poolt pandud. Nad ei taha 1 kiloga üle panna. Nad tahavad, et oleks ilus number 555. Tähendab 505, sorry. Ma vaatasin seda seal. Aga sellepärast me ei saa midagi panna seal. Meile pandakse valmis see. Sa ütlesid pärast seda võistlust, et järgmine kord läheb 505 ülesse. Sest, et ma ei ole niimoodi tundnud, kui ma seal olin, ma tundsin, et ma ei ole nagu mõttega kohal. Midagi oli valesti, no see haigus, see hullult nagu segas. Ja tundsin, et ma ei pingutanud nii, nagu ma muidu teen seda. Nüüd on see, see asi, mida sa teed, mis asi see on? Miks sa teed niimoodi? Jah. Kes esimest korda näeb, see küsib mu käest ootad, kas kõik on korras, et kas arsti vaja. Aga kui ma niimoodi teen, siis mul lööb nagu hästi selgeks nagu ja sellised külmavärinad tulevad peale ja hästi nagu keskendun sellele tõstele. Et see on nagu minu teema. See ei ole nii-öelda kõik mehed nii ei tee. See on mitte keegi peale minu ei tee. Ja hambakaitsmed on sul suus, mis asi selle point on? Nad ei ole täitsa hambakaitsmed, on spetsial sellised, mis panevad ühele joonele nad ja... Et sa keelde ei hammustuks või? Üks asi on see, et hambaid ei lõhu, aga seal on tõestatud, et see peaks natuke sooritust parandama. Ma ise seda täpselt ei tea, aga maksraskusega ma kasutan. Et ma ei ole aru saanud, kas ta siis parandab midagi või parandaga mingid uuringud on tehtud. Kehvemaks ei tee, et parem proovida kõike, mis annaks juurde. Ja see nüüd praegu 505 üles ei lähe, ta tuleb maast lahti. Ma ei pingutan nii, nagu muidu trennis. Ja muidu võistlustel ma hakkasin tõmbama, vaatasin, okei, päris raske, panin maha tagasi. Mis toimub? Ma ei tea, ei olnud kuidagi õige. Aga jah, eelmine raskus oli väga lihtne. Ja siis selle võistluse võitis inimene, kes tegi 470, aga ta ei oleks midagi andnud mulle. Et oleks järjekorda saanud öelda, et esikoht, aga see ei anna midagi. 476 ütleme ära, et ma tegin eelmine aasta 476 tegin. 40 pluss aasta vanuse meeste hetkel kehtiv maailmarekord ja sa reaalselt arvad, et sa oled võimeline tegema selle 501 üle. Kindlasti. Mis annab sulle selle enesekindluse? Sa oled täna ikkagi juba 42 aasta. 41 olen oma arvest veel vist, jah, 41. Järgmine suvis on 42. Nii. Ma ei tea, mul on lapsest saatis ala sobinud, ma olen selle võistlustel olnud nagu Raamumehe võistlustel, kui ma hakkasin käima 2011 maailmas. Ma võitsin seda ala juba kõiki maailma trippe, Sidruna Savitskas 4-kordne maailmameister ja ma juba korduste peale seda võitsin, et ja hetkel iga aasta see on ainult paremaks läinud, ei ole alla läinud. Et siis tuleb see ära teha. Savitskas oli mees, kes alustas üldse põhimõtteliselt 27-aastaselt ja sa kunagi ammu juba mingis intervjuus. Ei või? Ei, Savitskas alustas noorelt. 30 pluss alustas Mark Felix, kes tegi praegu 57, et see aasta lõpetas maailmameistrivõistlustel. 57-aastane. Mis näitab, et saab teha küll. Ja ta ei olnud viimane, ta ikkagi mingid alad tegi väga hästi. Ta on mingi eriline. Sul on pikk karjäär ees veel? Ei, Raamumees ei taha nii kaua. Aga selle rekordi 100% tahan. Et siin ei ole varianti, et ei teeks. Läheme ajas tagasi. Nagu sa ütlesid, sa oled olnud siis 6-kordne. Jah. Eesti rammumees. Et 5 korda on Tarmamiit ja Andrus Murumets on 5 korda, siis mul eesmärk oli 1 rohkem teha. Aga edasi pole eesmärki, et minna veel võistelda Eestis. Aastal 2010, kui sa olid Austraalias. Aga väga selline nagu ikkagi noormees veel võrreldes tänasega. Siis oli sul üks mure, et sa ei saa kõha kaalu juurde. Ja. Sa kaalusid 116 kilo siis. Mis on vastupidi. Ja nüüd... Ja siis sa rääkisid juttu, et sul on vaja hakata tegema nagu toitumises mingid muutused, et sa ei suuda kaalu juurde võtta. Täna su võistluskaal, ma olen vaadanud, on 128 ja 145 vahel. Tegelikult on 140 ja 40, hetkel 43, et ideaalis ma tunnen, maks jõudõmbe jaoks ideaalne kaal, aga Raamumehe võistlusteks palju. Minu pikkuse ja kõige kohta, siis ma tunnen, et 36 ja niimoodi, et võhma läheb väheks. Ja siis siin üks võistlus, mis tuleb, sellest pärast rääkida, et seal on nii palju kardioalasid ja selleks nii raskelt on väga, väga keeruline. Aga miks sa ei keskendu üldse ainult sellele nagu deadliftile, et see anna sulle? No kui ma olen eluaeg teinud 23 aastat rammumehe sporti, siis seda mitte teha ja ainult ühele asjale keskenduda ei oska.
Ehk sa ikkagi tahad kogu selle seeria kaasa teha? Noh, nüüd selle aasta lõpus, mul tuleb 2 nädala pärast võistlus, siis on aasta lõpus võistlus, siis ma tahaks kindlasti MM-ile saada, et see aasta jäi hästi grammi, jäi puudu, üks ala läks täiesti võsa, mis muidu on jumala hea mul. Jäin hästi esimesena välja sealt MM-i finaalist, et eesmärk on finaali ära saada ja siis on see, kui uuesti järgmine aasta see tõmbevõistlus on, siis ma tavalist võistlust kaasa ei tee. Siis lähed puhtalt ainult selle peale, jah? See oli jah, praegu viga, et ma tahtsin ikkagi, ma tegin trenni, ma tegin rammumehe trennid ja siis tõmbetrennid, aga see oli liiga palju. Jah. Sellised rammumehe võistlustel on need nii-öelda distsipliinid kõik, nad on mingis mõttes sarnased, aga ikkagi tehniliselt ka natukene erinevad. Kui mitu võistlust sa üldse hooaja jooksul teed? Eelmine aasta vist oli 3 või 4? Nüüd on vähe jah, sest et vigastus on nii palju olnud, et Austraalia, sa mõtled see aasta või eelmine aasta? 2023 nüüd praegu või? See aasta siis. Austraalia, MM, enne MM-i sai haiglas käidud korra, siis nüüd see, praegu 3 võistlust on vist. 3 vist oli jah. Et rahvusvahelised võistlused kokku mingi üle 50 juba, maailma oled seal läbi rännanud. Ja seal internetis üks leht, kes paneb neid, seal on palju kirjas, aga palju on ka kirjas mitte, mida ei ole. Neil ei ole seda vanat infot. See on päris ametlik ei ole. Jah, neil nii vanat infot ei ole, kui mina tegema. Aga ikkagi, kui varakult sa saad kätte selle, mis mingil võistlusel mingi distsipliin on, et sa saaksid nagu harjutada ka või te ei saa, panete pime? Saame. Vanasti oli niimoodi, et läksid kohale ja muudeti koha peal alasid. Aga nüüd on ikkagi 2 kuud ette vähemalt, isegi 3 kuud. Ja mis on ju mõistlik? Jah, näiteks praegu 3.4. detsember on Mastersite MM USAs ja need võistlusalad on meil juba augustis teada. Et nüüd saime lihtsalt kõik raskused ka teada. Et augustis olid alad teada ja raskused tulid hiljem. See iseenesest ju tegelikult, mulle tundub vähemalt täitsa kõrvalt vaatena, et ta juba nagu väldib võib-olla natuke rohkem vigastusi. Rammumehe spordis on mitukümmend erinevat ala. Just. Ja kõiki neid treenida see ei ole võimalik. Et vanasti pidid tegema nii, aga nüüd on asi väga palju professionaalsem. See on professionaalsem ja seal liiguvad ka ilmselt vähe suuremad rahad võrreldes siin, ütleme kas või 10 aasta taguse aja. Isegi vähem jah. Et, 10 aasta tagasi oligi Champion Liiga 2,5 esikoht ja aga nüüd on, Champion Liiga pole kuhugi kahjuks edasi arenenud enda auhinnafondi poolest. Ta on hea, meil Eestis näitab neid Champion Liiga, see on ainuke rammumehe võistlus, mida näitab nagu välismaalt. Ta on hea algajatele, sest nad saavad näidata ennast, saavad võistelda ja sealt saab edasi minna. Aga tipptegijad enam seal ei käi võistlemas. Eelmise aasta, kui lugeda selline nagu rahasumma kokku, vanasti oli ka jutt, et kui sa tahad natuke midagi teenida, sa pead tohutult võistlustel käima. Kas Martin Slitsis eelmine aasta tegi 3 võistlusega põhimõtteliselt 250? Eelmine aasta Martin Slitsis. Või üleilmine aasta? No jah, üleilmine. Jah. Ta vist praegu kevadest saati pole võistlenud eelmise aasta või terve selle aasta. Selle aasta, ma ütlen eelmise kalendri aasta. Ühesõnaga 250 000 hooajaga põhimõtteliselt pani kokku 3 võistlusega. Nojah, ta ju võitis Rogiga vist ja ma ei mäleta. Jah, et tal jah, seal Rogi võistlustel on 130 000 juba esikoht, et areng on väga suur olnud selles maailmas, aga selleks, et seal tippus olla, pead ka väga palju vaeva nägema. Et see ei ole kahetsed, et sa oled natukene vara sündinud. Ei, mul kõik need minu ealised sõbrad ka kõik mõtlevad, et kurat küll väga valel ajal, et oleks see 10 aastat erinevus, et siis oleks väga suur vahe, aga vahet ei ole. See on iga spordis, ma arvan niimoodi, et järjest areneb. Aga kuidas sa paned oma eelarve kokku? Ütleme see 250 000, vaadates, et kust kohas võistlused toimuvad, kõik see, kuidas sa seda valmistuma peab ja ütleme, et ega see 250 000 vist nagu päriselt terve hooaja eelarvet isegi võib-olla ära ei kata või katab või? Ai, kindlasti ka. Meil nagu kulusid ei ole niimoodi nagu mingi motospordis, et meie kulu on toita ja enamus, treening, varustuste soetamine asi, et aga need on läbi aastate juba korra ära soetatud, et need on kõik olemas ja sest meil ei ole niimoodi, et ma lähen tava jõusaali, et mul on asjad seal olemas. Ma saan näiteks tava jõusaalis saan jõutõmmeta kuni 380 kilo, sest rohkem kettaid ei mahu peale. Ja siis meil oma saalis on spetsiaalsed jõutõstkusketta, mis on peenikesed, et saaks panna ikka üle 500 peale.
aga kulu on meil jah, on toitumine ja igapäevaelu, et seal nii ei ole kulusid. Räägime toitumisest. Palju sööb? Hästi valesti võrreldes teistega. et ma mõtlengi, et vahepeal ise ka mõtlen, et ma korra panin paika, võtsin ühe äppi ja hakkasin lugema, mis ma söön. Üks päev sõin 2000, teine päev 7000 kalorit. Et niimoodi söön. Aga hästi vale on. Kui palju sa peaksid sööma, sa tead seda ise või? Enda kehakaalu säilitamiseks 4400 kalorit päevas, pead sööma? Jah, et säilitada see, mis kogu aeg on. Aga täiesti erinev on jah. Ja ega enamus ei jälgi, enamus jälgivad just, et see kalorahast täis saada, aga nad ei jälgi, et et nüüd läheb paljuks, et ma nüüd ei söö. Et üldjuhul söövad hästi palju üle ka. 7000 kalorit annab ikkagi sisse vohmine? No need Ediol ja Brian Soo teevad siin oma YouTube'i videosid, kus nad söövad 10 000 pluss kalorit ja nad on isegi teinud video, kus nad söövad ühe söögi korraga üle 5000 kalori ja mingi sellised haigeid asju. Eddie Hall on siis mees, kes 500 sai maast lahti võistlustel ainukesena. Maailma rekordi omanik võistlustel. Ja Brian Shaw on mees, kes on sinu... Thor on see, kes tegi 501. Ja, aga Brian Shaw on mees, kes minu vanune lõpetas. Meil oli, ma rikkusin tema maailmameistri võistlused ära, sellepärast, et alagrupis on 6 inimest, 2 tükki saab edasi. Ja esimene saab peale 5. ala otse edasi ja siis teine ja 3. lähevad kive panema koos. On järjest kiviraskused, esimese 140, 6 on 200 ja siis järjest nii kaua, 10 sekki on aega üle panna, teisel tagasi, kui üks välja langeb. Ja Brian Soo on varem ka pidanud seda tegema, aga siis nad ei pidanud isegi viimast kivi tõstma. Aga mul on kivi tõstmine väga hea ja me panime viimast kivi veel 6 korda. Et ta oli täiesti väsinud ja finaalis, ma ei tea, mis ta oli 7, 8, mis igast, ta läks hästi kehvasti selle. Sest et ma väsitasin ta päev enne nii ära, et no vot, taktika. Läheme selle toitumise tagasi ikkagi. Et 7000 kalorit, et mismoodi see päev välja näeb siis? No ma olen inimene, kes ei söö normaalselt liha, ma söön hakklihatooteid ainult, ma ei söö steiki asju, kana põhimõtteliselt, söö kala, ei söö merand, ei söö, et siis ongi jah, et mida ma söön, aga piimatooteid hästi palju ja hakklihatooteid, teen ise, kokkan, süüa oskan teha, laps kiidab kõvasti, mis ma teen kogu aeg, et üldjuhul on probleem alati, kui ma välismaal lähen sõpradega restorani, siis kõigepealt mina valin restorani, et mul ka süüa oleks. Sest et muidu... Aga miks sa ei söö neid liha? Mul ei maitse. Mul peab olema hästi näiteks, kas selline tehakse juldeks potipõhja liha, mis on nagu rebitud liha enam on selline. Aga mingi steik, mingi keskelt punane ei tule kõne allagi. Lihtsalt ei meelda. Ometi sa peaks seda sööma? Ei pea, võiks. Hästi populaarseks on läinud üldse kulturistide seas ka riishakklihaga. See on nagu hästi popiks läinud. Et see on minu tavaline sõit. Kui ja mis hetkel tulevad mängu kõik toidulisandid? Need on... Isegi mul tütar sööb 15-aastane kreatiini. Just saatis täna sõnum, et kuule, mul on otsas minu ostena. Et meil jah, väiksena sai seal kreatiini natuke midagi proovitud võetud, aga praegu on ikka kapp ikka otsast lõppu on täis need, et seal on kõiksugused vitamiinid, mineraalid, treeni, ergutid, kõik asjad. Et... Kui palju seal on neid asju, mida dopinguarstid näha ei taha? Seda ei tea, sest et nii palju asju on tänapäeval keelatud. Ma olen andnud dopinguproovi, olen käinud 24-25 jõutõstmises, ma tegin IPF-is võistlesin, siis mult võeti ja oli ilusti nii nagu pidi, et ma ei tea, mis öeldaks negatiivne just. et, aga seal on jah, seal on ju välismaal näiteks, kui lähed ostad kas või mingi toidulisandi poest, seal on populaarne alguses, kui brändi turustada, pandakse keelatud asju sisse. Inimesed vaatavad, töötab hästi ja pärast võetakse välja ja siis töötab enam hästi. Et jah, see on peen maailm. See on väga peen maailm ja väga peen... Ainuke eelis on see, et meil ei ole mitte midagi keelatud. Just, ma tahtsingi sinna jõuda. Me ei pea seda varjama, et teie alal ei ole keelatud mitte midagi. Tehke, mis tahate ja andke minna.
ja sellepärast on ka tegelikult need raskused ju ikka täiesti ajuvad. Aga see on ka asi, kus ma ei hakka täpselt spordialasid nimetama, aga tean täpselt, et hästi palju olümpiaspordialades ikkagi neid lisasid võetakse. Ka neid, mis ei ole lubatud. Jah, sest inimpiirid kuskil on piirid ees, et ei ole võimalik tõsta neid raskusi. Seega, kui väga paljud inimesed arutlevad teemal, et pekki milleks see dopingujaama kõik on, laske vabaks, las inimesed teevad endaga, mis tahate. Minu vastas istub praegu mees, kes põhimõtteliselt selle järgi elabki. Ja ma ütlen, et seal mul tutvusringkonnas on inimesed, kes on seotud inimestega, kes seal olümpiaaladel on teinud ja mul on räägitud ka Georgiast seal, kuidas seal teatud spordiala inimesed, seal on nii peeneks aetud, et seal on oma arstid, oma proovide võtjad, asjad, et mitte vahele jääda, aga kasutatakse igal pool. Ja kuhu me jõuame? Mis on halba on näiteks testosteroonil? Plus 40 mehed saavad USAs retseptiga, arst kirjutab testosterooni, et oma keha toodab vähem ja võetakse juurde, et oleks parem elukvaliteet. sporti. Ja. Ei, aga ma räägingi, et tavainimese jaoks on doping on selline asi, nagu mõeldakse, et issand jumal, kui jube asi on. Aga tegelikult see on ju dopingu näiteks, mingid asjad on mõeldud välja selle jaoks, kes on inimesed haiglas, näiteks vähihaiged, et nad saaks lihasmassi juurde. Et see ongi doping. See on ka jube äri tegelikult ja me ei saa üle ega ümber sellest, et palju sellest möödus juba on. Päris mitu aastat, 8 aastat või? Vähemalt, jah. Kui Tallinna Sadamas oli sinu autos 8 kuni 10 000 tampull. Midagi oli, jah. No, kus said selle kraami? Valed tutvused, valed eesmärgid. Et mõtlesin jah, et korraks nagu teha mingi kõrval väike asi, et saada lisaraha, aga samas tagantjärgi mõtlema hakata, mis see summa oleks olnud, mis selle eest saanud oleks, see oli kõik nii mõttetu, et see rikkus ära mul aastateks maailmameistrivõistluste osalemise. 2011 osalesin, siis tulid mul vigastused peale, 2012 tuli see kannakõõlus ja siis Lauri Nämi käis kogu aeg, sest et siis ma ei saanud ja 2004, 14, 15, ma ei mäleta, kuna see aasta oli, kui see jama tuli ja peale seda ei kutsutud kuni eelmise aastani, sest et jah, eelmise aastani ei kutsutud, aga siis ma järjest tegin tulemusi suht täid, et nad paremini hakkasin inimestega suhtlema, kes seal need kuidagi, kes otsustavad. Ja siis lõpuks eelmine aasta sain esimest korda kutsu üle, teist korda siis elus. Ja vahetult enne tuli mul haigus, millega üldse ellu jäin. See oli? Kõritoru põletik, aga ma tegin trennis. Mul on selline asi nagu klapp, mis iganes söögiklapp ei tööta, et kui ma ei tohi süüa õhtu enne magaminekut ja ma ei tohi ööse süüa, aga ma teen seda kogu aeg. Ja siis tekkis kõritoru põletik, sest söök tuleb kuidagi tagasi või maamahlad ja tegin seda Silver Dollar deadlifti saalis mingi 560 kilo ja see on nagu kõrgem jõutõmme. Kes tahab, leiab selle videod üles, see on selline nagu suuremad kettad? No ja ta oli kastidega, nad on veel eraldi, see suuremate ketestega neitinits ja siis põhimõtteliselt kõrgem jõutõmme. See vajutas nii hullu sellise survesega kõhtu. Tundsin, et kuidagi imelik oli, okei, läksin koju ära, öös hakkasin verd oksendama ja hommikuni välja ja siis lõpuks laps tuli koolist koju ja siis kutsuti kiirabi mulle, sest ma ise ei suutnud enam püstigi tulla ja siis tehti vereülekannet mulle haiglas ja see oli kõik täpselt nädal enne maailmameistrivõistlusi, et siis ei saanud minna. Oled sa mõelnud, miks see kõik tuli? No vale toitumine, öösiti, aga põhilaks on see, et see eelmine aasta kõik oli ära ja korraks tegin kõik ilusti korda, värgid, särgid, see aasta uuesti ja vahetult üks päev enne Euroopa meistrivõistlusi ja 2 nädalat maailmameistrivõistlusi, sama asi, aga natuke teisel kujul, üks teine, sama teemaga ja öös hakkas ka iiveldama, oksendama, jõudsin, ise läksin haiglasse, kiirepiti kutsunud
ja registratuurist minestasin ära, järgmine asi ärkasin üles, mingi voolikud asjad küljes, masinad ja siis seletati jah, et võib-olla, et 2 kuud olete meil siin ja niimoodi, et ikka et väga piiri peal ja mõtlesin 2 nädala pärast ma olen maailmameistrivõistlustel võistlen, naerdi välja, aga nii oli. Et 2 nädala pärast olin maailmameistrivõistlustel ja miks ka ei olnud 100%, minu tulemused oli ka sellepärast, et 2 nädalat enne haiglas. Võtsin 11 kilo alla kehakaalu. No, kui me juba see ei olnud spordiga seoses, see oli toitumine ja see, lihtsalt see klapp ei tööta ja see ei olnud nagu mitte kuidagi üldse seoses minu spordiga. Aga miks see klapp ei tööta? Sellele oled sa arstid midagi vastu on andnud või? No ma ei tea, maorefluks on midagi, kuidas seda nimetatakse, aga see on pärilik, kui ma ei tea kuidagi, seal ei ole lihtsalt, et mingi põhjust seal ei öeldud mulle. Ma üritasin ise otsida, googeldada, aga seal ei olegi. Teistel sinu alategijatel sellist muret ei ole? Ma ei ole kellegist küsinud, aga see on tavainimestelgi niisama on, kellel ei tööta, et siis ei tohi, ongi, et kui sa sööd enne magamaminekut või ööse sööd, siis tuleb sul seda maavahla üles, kui sa pikali viskad, siis hakkab sul kõritoru või seda söögitoru kõretama ja mis iganes. Kõlab päris rõlgelt. Rõlgeid asju on suga juhtunud ka võistluste ajal. Me ei saa su kannakõõlust praegu näidata, aga see näeb ka täna veel pärast seda, kui sellest on nüüd möödas, kui palju? 11 aastat. 11 aastat. See näeb täna ka päris vastik välja, kogu see lugu. Siis on sul neid, ma ei tea, rinnalihaseid ja asju on läinud sul plaks ja plaks, eks? Neid ei ole, mingi operatsioone kokku on 13. 13 operatsiooni? Jah, on raamumehe spordiga seoses vigastusi, aga ma ei hakka nagu sporti maha tegema, et hästi ohtlik ja niimoodi on, vaid pigem noortele, kes tegema hakkavad, kaasata, kes on varem teinud, kes on professionaalsel alal, sest et enamus vigastusi, mis tekkinud on kõik oma lollus. Näiteks veetarbimised, asjad, kui sa võistlustel ainult tavalist vett jood kuskil Austraalias päikse käes, sa ei taha ühtegi mineraali, sa pead jooma endal neid soolaveed, mis iganes mineraalidega, et sa saad neid tagasi. Ja siis tekivadki lihasrebestid, kui sa teed suuri raskusi ja oma lollusi on hästi palju, et enamus vigastusi on sealt tulnud, aga jah. 13 on olnud, detsembris nii kui võistlus ära on, lähen 2 põlveopile veel, teen põlved seest puhtaks, et saaks veel võistelda. Ja ometi sa räägid, et sa täna suurtel aunarahadel enam ei pretendeeri. No see maailmameistriks me oleme realistlik, ei ole võimalik saada, kuidas öelda, on võimalik, aga selleks peab mingi ime juhtuma. Aga see maailmarekord teha, seal on ka piisav summa, 55 000 on esikoha, selle rekordi eest. Ja võistlusi nagu Giant Live, neid võita ja neid on võimalik, aga maailmameistriks tulla, seal on ikkagi top 3 on võimalik, aga keegi peab ebaõnnestuma ja selleks tuleb saada põlvevaludest lahti ja igast kõrvalasjadest. Teed sa seda täna siis veel ikkagi nagu, et see tuleb sulle leiva lauale? Ma tegelen muude asjadega ka, aga kindlasti piisav lisasissetulek. Et see aasta oli küll vähe, aga varasemad aastad küll, jah. Millega sa veel tegeled? Online coachingut teen, et ma olen hästi palju, esiteks ma olen nii palju seda sporti teinud üldse ja siis ma olen lõpetanud mitmed need treeneripaberid teinud ja siin eelmine 2 aastat tagasi sai tehtud veel lisa mingid kursused, asjad ja siis, aga ma ei tee personaaltreeningut saalides, vaid teen online'is, et üle maailma nagu Ehk siis sa ikkagi Eestis väga paljud siin nagu ikkagi nagu näha ei taha, saan ma nii aru või? Oled sa nende murumetsade ja kõikidega kuidagi ära leppinud või te lähete eraldi teid? Ei, mul ei ole murumetsa vastu kunagi midagi olnud, aga samas ta ei ole kunagi mingi sõber ka mul olnud, et võistelnud ainult koos ja rohkem asju pole koos ajanud. Ometi mulle jääb mulje, et see punt, kus sa praegu oled, et see kuidagi on selline kokkuhoidev punt, et nad on üle maailma vennad. See Liitsis käis sinu juures, külas tegi saateid ja värki ja selline nagu... No, siin on jah, et Liitsis näiteks, kes on maailmameister olnud hiljuti ja siis nüüd uuesti tuleb tagasi ja siis Lisse Loss, kes edendavad raamumehe sporti, teevad YouTube'ist elatuvad ja teevad igast videosid ja sünnipäevale tulid siin eelmine aasta maailma
Kiliskovski, kes on maailma tipp ja igalt poolt mujalt, et ja ma suhtlen ikka palju nende välismaa rammumastega, kes muude Eesti inimestega nagu kokku ei puutu kindlasti. Ehk siis jätkuvalt, ma tahan sinna jõuda, et sa oled justkui siin Eestis siin ikkagi nagu ei kutsu. Ma ei figureeri siin Eestis midagi ei tee. See aasta nüüd meie sealt rammukoopast üks inimene nüüd hakkas promoma tegema neid võistlusi ja siis see aasta tegi Tartus väga vinge rammumäevõistluse, kus oli publikut murdu. Ja mis on nagu üle aegad, mis pole aastad ongi sellest, kui EPRÜ ehk Eesti Professionaalne Rammuvõistluse Ühing lõpetas, sellest ajast saati pole sellist võistlust tehtud. Ja poiss võttis lihtsalt kätte tegi ja väga vinge oli ja siis ma tegin seal 18 inch deadlift maailma rekordi ehk siis kõrgem suuremate ratastega siit põlve alt tõmmata 540 kilo, ei õieta. 546? Ei. 540, sest eelmine oli 36. Okay, ja siis, mis põhiline selle rekordiga on see, et YouTube'is panin üles selle praegu, mis iganes seal 2 kuu kanti 6,9 miljonit vaatamist. Et ma ei tea, kus ta niimoodi läks, aga... See sama alapopulaarsus, millest me põgusalt rääkisime, see sotsmeedia tulek, YouTube'id ja kõik need asjad. See on nii palju muud. On plahvatanud kõvasti seda asja. Aunarahad on tõusnud, kordades on tõusnud. Kuhu see välja läheb? Me teame täna selliseid nagu vägevaid spordisarju tehakse Netflixis. Ma tean, et sa tead, et te tahate ka jõuda sinna. See maailma tiprammumas liitsis, tal on oma kaameramees ja nad praegu võtsid ka aasta võttes spordist vabaks ja käib üle maailmas, teeb erinevaid strength asju, teeb igasuguseid, mis on vanasti proovitud, mingi teatud kivi. Olemas näiteks nagu Tinnistone, Sotimaal hästi vanad kuulsad ja siis neid rekordeid ja igal pool Norras, igal pool käib. Ja siis nad tahaksid saada Netflix enda nende sarjadega, et see on nende eesmärk. Aga muidu see nagu tänu YouTube'ile, Instagramile, kuidas öelda, see ikkagi inimesed loovad näiteks oma brändid asjad, siis saad sealt turustama hakata, sealt on näiteks Brian Shaw, konkreetselt on miljonär, et müüb oma tooteid asju ja see aasta mul endal valmib kohe varsti ka siis netipood ja üritan ka mingid sporditooteid müüma hakata. Mis sa huvitav ristis on siis? Ei tõstevööd, siis randme, sidemed, künnarnuki soojendusasjad ja mis spordiga seotud. Ja siis ka mingid särgid ja sellised asjad. Et kes teab? Äkki hakkab minema? Neid jälgijaid ikka tuleb järjest ja nagu üks video juba 6,9 miljonit vaatamist saab, siis miks mitte? Eesti mõistes on väga suur number. Väga suur number. Ja ma vaatan neid numbreid üldse nende videote all ja ma näen, et nagu rahva huvi on tegelikult olemas. Sama Tartu võistlus ta selle näitas, et seal oli ju murdu rahvast tegelikult. Seal tõesti see oli, ma ei mäleta, mul öeldi küll see summa keegi, kes oskab nagu vaadata publikutist öelda palju on, aga ma ei mäleta kuna nii oleks olnud. See ei ole pikk, 10 aastat kindlasti ei olnud. Kohe kindlasti, isegi rohkem. Sa oled ise öelnud, ei ole hilja alustada. Et kui sa oled üle 20 või 23, 24, 25, võid ka ikkagi veel alustada. Aga sa ise vist juba, ma saan aru, et kuskil 10 aastaselt tegid esimesed nagu pumpamised või? Mind vedas Keka Õps, Margus Pärsik, ta on hullult suunas lapsi ja vedas 10 aastaselt rinnatsurumisvõistlusele. Mäletan, et mingid väiksed kettad pandi kangile külge ja kang oli sama raske kui ma ise. Ja läks üles küll siis? Aga järjest tulid jõutõstmine klassika sealt edasi ja siis lõpuks ma vaatasin, et tema käis rammumehe võistlustel ja siis ma vaatasin ka, et milleks seda tavatõstmist teha. Okei, nüüd on meil muutunud, vist on ka üle maailma juba saab ka jõutõstmises rahalise auhinda, kui oled tipus. Aga tol hetkel nagu ei teadnud midagi sellest. Aga rammuvõistlustel anti kogu aeg igast näini. Ma mõtlesin, teen juba seda, et samamoodi tõstmine, aga sulle antakse asju. Ja kuhu me nüüd jõudnud oleme, see on täiesti inimesed elatuvad sellest väga, väga teine maailm. Aga see, mis sa ütlesid, et hilja pole alustada, seal on näiteid nii palju. Et siin on maailma tipud on täiesti maailmameistriks tulnud 24-aastane inimene ja samas on üks täiesti teine näide on Mark Felix, kes alustas kuskil 37 ja nüüd see aasta 57 lõpetas ta nagu selle profispordi. Teeb edasi mastersi, ta teeb mingi eraldi kategooria sul, ma ei tea kus, aga ta teeb veel edasi ja ei ole hilja.
aga see on selge, et kui sa oled vanem, peab olema natukene eelistusi ka looduse poolt midagi antud. Et ei ole täitsa suvaline inimene. Täna, kui palju sa trenni teed? Mismoodi nagu, ütleme, sinu võistlusteks valmistumise treeningplaan välja? Iga võistluse jaoks erinev, sellepärast, et erinevad alad. Et ongi praegu nüüd on 14. oktoober on Lätis võistlus, seal on suured raskused, siis ma veel hoian seda kehakaalu ja teen nagu suuremaid raskusi tõstan, et kardio poolt nii palju ei tee. Aga tuleb see Mastersite maailmameistrivõistlused. Kõik alad on seotud vastupidamusega. Üks ala on nagu, mida pole elus teinud, on väga debiilne või võiks kohe nii öelda. 46 kilo seljakott selga, siis tõstad maast 130 kilose palli, 15 meetrit, jooksed tagasi, 146 kilo liivakott, jooksed sinna ära, kelgu peale, 300 kilo tõmbad tagasi. No ma ei kujuta ette seda. See on peale seda on nii surnud oled, et selleks tuleb kardiot teha ja hoopis teistmoodi valmistuda. Et iga võistlus on erinev. No räägiks kardio tegemises. No minu jaoks kardio tegemine on see, kui ma lähen trenni, me võtame 3 liivakotti ja teeme aja peale näiteks, et 15 meetrit jooksed sinna, viskad maha, tuled tagasi. See ongi minu jaoks kardio, mitte niimoodi, et ma lähen nüüd jooksma kuhugi või midagi sellist, see ei ole. Et meie kardio on jah, et minut aega pingutus täis võimsusel, et tõmbab pulsi üles. Jah, et seal jooksed raskusega sinna tagasi ja siis seda mitmeid korrad trenni jooksul. Jälgid sa pulssi ja kõiki neid jutte ka? Ei. Kui higi on lahti, siis on kardio käib. Süda töötab. Me ei jälgi nii, jah. Et vastavalt nii kaua taastud, kui sa tunned, et oled ära taastunud ja mitte selle südamelöögi järgi. Teed sa täna mingi... No sa oled valmis täna ilmselt mingitele noortele mingit nagu plaane andma, eks ole. Teed sa ise mingite nagu kellegi plaanide järgi või kõik see, mis nagu ajapikku endale on tulnud selle? Ise ei ole kunagi, mõtlengi, et hästi suur vahe on praegu inimestele alustada ja siis, kui mina alustasin, ma ei teadnud mitte kedagi, mitte midagi. See kekaõps, kes oli, rammumees tegi, otsisime kuskilt põllu poolt niisugust kohe kivid saali taha, vahepeal tõstsime neid, varustust ei olnud mitte midagi olnud ja see, mis võimalused praegu on, näiteks meil Rammu Koopas on kõiki alasid saab teha. Saame kotiviset tehagi 5 meetri kõrgusele ja see on nagu tõesti kõik on olemas inimestele. Ainult mine, otsi endale kogenenud inimene, see annab hästi palju juurde, sulle seletatakse tehnika ära ja see on number 1, sest et kui vale tehnikaga teed, sa võid nii palju vigastada ennast. Teiseks palju teha, number 2 on, et mitte üle teha. Sest ületreening on ka, mida ma olen kindlasti enda elu jooksul palju teinud. Ja need toitumise asjad ja kõik see kokku, siis see on tähtis, jah. Et mina ei ole ühegi plaani järgi kunagi teinud, aga praegu inimesed, kes teevad, neil on väga suur võimalus. Näiteks, kui te tahad jõutõmbes saada enda, tavalised jõusaali inimesed tahavad hetkel paremaks saada, siis netiotsingusse Rauno Einla Deadlift Bible ja siis me tegime inglastega koostöö, et mina tegin selle poole nagu valmis, kuidas treeningkavad asjad võiks olla, 13 nädalat, siis nemad panid kokku selle inglise keeles kõik ja siis seal on näiteks jõutõmbe, algteadmised, kõik on kirjas seal. Aga noortega on plaan Tiit Kallavusel arendada Tartus siin seda noorte poolt, praegu on hästi andekas, üks 18-aastane poiss, 140 kilo, minust pikem, suurem, et neid just suunata, neile näidata, pakkuda võimalusi, see viib neid kõvasti edasi, et oleks endal kunagi sellised võimalused olnud, oleks, ma arvan, et väga palju teised numbrid on. See kõlab jätkuvalt, kui see vari on selle juures kogu aeg see, et see on nagu piirideta tegemine. Ma ei tea, päris suured vastutused, 18-aastane poiss ja hakkab tegema, et kõik on, kuidas hakkad tegema näiteks, et mõistuse piires, et ongi palju noori on see, et tulevad trennid, tahavad iga trenn teha maksimumraskust proovida, uut rekordit. Noorena on see võimalik, sest et su keha taastub nii ruttu, sa kasvad, see on kasvu iga veel ja ma mäletan isegi, kui sai mindud jälle pandud tõmbel uus rekord peale, aga need numbrid olid nii väiksed, et võis teha. Aga kui need lähevad juba suuremaks, siis see on ohtlik ja selleks on vaja kõrval inimest, kes juhendab sind, et sa ei teeks lollusi. Ja ega rammumees sporti ma nüüd 12 aastatele muidugi ei soovita.
et seal tuleb kõigepealt ikkagi mingisugune algbaas võiks jõusaalist olemas olla ja siis hakata. See Thor Björnsson, see Islandi poiss, toome lihtsalt gabariidid ette ära. Mees on 206 ja 180 pluss kilo. Tema tipphetketel oli 210. 210 kilo? Jah. 210 oli ta. 2011 tuli ta esimene kord võistlema, kui mina ka võistlesin. Siis ma ütlen ette ära. Ma olin 120 kilo, ma olin 125, sain toidumürgituse lennukis usse lennates, võtsin 5 kilo alla ja siin on Thor ja siin on Brian. Me pärast paneme võib-olla, kui sa saadad selle pildi, me paneme selle siis peale. See on aju peal. Ja nii ta on. Et milline võib olla see vahe? Ühesõnaga, sa tolle ütlesid ise, et mida suurem, seda parem. Täna sa sellega enam nagu nõus ei ole. Ei, igal kehal on oma piirid ja selle kõik lükkas ümber Novikov, kes võitis mõned aastad tagasi maailmameistrivõistluse 136 kilo kaalus. Ta võitis, seal on nagu alad, et mõtled, et saab joosta kottidega kiiresti ja nii. Aga ta võitis ka autotõmbamise. 136-kilane mees vastu 200-kiloseid mehi ja ta võitis selle ala. See oli küll nagu, kuidas võimalik on. Kuidas oli võimalik? Gravitatsiooni vastane, et teine tuleb ju massiga tõmbab. Ei tea, aga ta tegi seda. Seda ala küll ma ei oska öelda, kuidas ta tegi. Ülejäänud alad on seal tõukad raskuse pea kohale ja teed, et see on nagu aru saada tehnika ja jõud kokku. Aga sellest ei saa aru. Ja ta on väga-väga andekas. Et ei ole, sa ei pea olema suur paks. Pigem see massiindeks peaks nagu paigas olema, et ei oleks palju üleliigset pekki ja ikkagi vastupidavus on väga tähtsaks läinud tänapäeval. Vanasti, kui sa ikkagi vaatad, olid suuremad sellised pekised ja nüüd on ikka päris palju atleetikumad. Et inimesed on targemad ka. Toidule saanud pekki ära ka? Kurat, ei tea. Mul küll ei võtta. Mul on üldse, siin kõhu peal ei ole, on kõhu all. Lihastal vale toitumine. Ja sa ei kavatsegi muuta seda? Kavatsen. Mis sul sinna käe peal kirjutatud on? Ei, see on mõtet. Kunagi tegin You Want It and Fight For It. Ma isegi ei mäletanud seda, aga ma olen seda eemaldada lasknud. Oli ajad, et motivatsiooni oli vaja rohkem. Täna seda probleemi pole? Ei ole. Kaua sa teed veel? Ramumeesporti kindlasti jõusaalis ma käin elu lõpuni. Lähen kas või mis iganes dokiga sinna. Aga tipptasemel ramumeesporti täiesti tipus ei usu, et üle 2 aasta. Aga ma ütlen seda kogu aeg. Aga siis tulemused jälle paranevad. Mul on tohutult palju asju, mis nagu segavad. Näiteks põlvevalud ei lase üldse tõugatagi. Siis ma lähen nüüd praatan äkki operatsioonide paremaks. Ja nii kaua, kui tulemused ei lange, nii kaua ma veel teen. Aga kui ma näen, et tõesti nüüd mu tulemused langevad, ma ei saa teha, siis ma ramumeespordi kindlasti lõpetan ära, kui siis ainult mastersit. Et seda saab ilusti teha, see tase on, seal on paar inimest, kes on täiesti hoopis öö ja päev teistega ja siis ongi neil neid võimatu neid raskusi paika panna, sest ühed jõuavad, näiteks mina olen maailma parim jõutõmbaja seal on ja siis ma pean mastersitega, kes ei tõmba 300 kilogi ei jõua jõutõmmet teha. Aga selle jõutõmbe rekordi ma pean kindlasti ära tegema on eesmärk ja tahan maailmameistrivõistluste finaali saada, et siis võib nagu rahulikumaks võtta. See seenioride maailma rekord, see 476, see on 40 kilo suurem kui oli eelmine maailma rekord. Jah, aga... Mis kuradi moodi? Kurat, ma lihtsalt tea sellele. Aga see oli veel varuga, sest et too võistlus, miks ma ei läinud 505 peale tookord? Ma vahetult enne trennist 2 nädalat enne võistlust natuke tegin liiga selle reie tagumisele ebalusaks ja peale seda 476 oli väga valus. Et kui ma oleks läinud maksimum raskustega 505-ga, siis ma oleks katki võinud minna selle, tunnen ära, et kus on piirid. Sellepärast ma ei läinud teda tegema, aga too hetk oli küll tunne, et oleks võinud see ka ära teha. Aga ütleme, 476 tuli mul väga lihtsalt kergelt varuga, aga see aasta nüüd mõned nädalad tagasi Savatinov tegi üks USAs elab ja ma ei tea, kus kurat on pärit kuskilt mujalt ja ta on ka 41-42 vana. Tegi USA rekordi 467. Päris ligeda, aga ta pani põlvedele, põrgatas mölles, nägi hullult vaeva, et üles saada. Et see oleks gramm rohkem olnud, siis ta ei oleks teinud seda, aga
aga võib niisuguse reeglite järgi võib seal meie see rammumehe spordis jah. Ei no tee mis tahad, peast üles saad, on rammumehe sport. Seal ei tohi laialt summatõmmet ei tohi. Et jalad ei tohi olla väljaspool käsi, et käed ei tohi keskelele. Aga niimoodi võib jah. Aga jõudõstmisvõistlustel nii ei tohi. Kui sa ütlesid, et sa teed seda nii-öelda jõusaalis käid elu lõpuni, aga kuidas see, kui sa vaatad täna nüüd seda, nagu me oleme rääkinud, et praegu hakata tegema mõnel noorel ka rahalises mõttes täiesti perspektiivikas ala võiks olla. Kuigi, oleme ausad, kui ma kuulan sind praegu, sul üks vigastus ja üks tervisehäda teist taga. Need on oma lollus ja mitte teadmine. Just nagu sa enne ütlesid ka. Aga näed sa, me räägime praegu mingist lumehelbekeste põlvkonnast, näed sa üldse, et on selliseid poisse, kes oleks valmis? No inimene, kes käib jõusaali, õnneks ma ei ole näinud, aga inimene, kui poiss peaks käima jõusaalis trenni kinnastega, siis kindlasti ta ei saa rammumeheks, aga võiks öelda, räägivad küll lumehelbekest, aga see osa, mida ma näen jõusaalis, ma käin ka kommertssaalis vahepeal, sest mul tütar käib seal ja siis ma natuke õpetan teda ja hästi popp on jõusaal noorte seas. Niimoodi, et Tartus on üks saal taskukeskuses. Ma lähen sinna, mis iganes 4-5 ei saa olla, sest et paksult täis rahvast. Raskused on väiksed, aga tahe inimestel teha on suur. Olen kuulnud sama ja olen ka ise näinud, et päris paljud noored, väga paljud. 30-40, mis iganes vanuses ei ole inimesi, need on juba, neid on vähe, aga seal saalis 14-15 kuni 20 paksult täis. Ja olen kuulnud, et aina rohkem, siis tänu sellele ka igasuguste lisandite järgi nõudlus. Ja seal ütleme nii, et Eesti rahvas on hästi selline, kuidas ma ütlen, tagasihoidlik, aga seal mõned noored ikka kuule pilti saab ja nii. Muidu välismaal täiesti, ma kõndisin näiteks Inglismaal Tesco poes. Lambist tuleb keegi, mis sa teed siin, teen pilti. Aga Eesti rahvas on selline, kes vaatab, aga ei julge ühtegi sõnagi öelda. No ei tea, kes sa oled. No jah, noored vahet, need teavad kõvasti, siis mul tütar ka ütleb, et ikka äge, et isa sellines. Aga toidulisandid, neid on, ma ütlen, et mul isegi tütar tahab kreatiini, et mine isse osta mulle, et siis see nõudlus kindlasti kasvab ja on endalgi plaan kunagi natuke uurida seda, et oma brändiga proovida. Aga see on natuke, vajab rohkem keskendumist seal. Kes sind opereerinud on need 13 korda? Kust need lõikused sul tehakse? Viimased kõik on, Tartus on ülihea, millele ma olen nagu mega tänulik, kus ma olen 10 aastat juba, ta on 10 aastat vana see koht ja 10 aastat olen käinud, on spordiosakond konkreetselt loodudki, käivad ka tavainimesed spordiarsti juures, aga on mõeldud sportlastele, kellel on kohe vaja. Näiteks mul on tänu sellele, et ma seal 10 aastat käinud, ma olen lihtsalt füsioid, kõik on tuttavad, kirurgid, et ma kirjutan neile seal perearsti, mitte pere või õele kirjutan ära, et mul on selline asi, et kuna aeg, tule homme teeme ultraheliga, vaatame ära, kui on vaja operatsiooni, nädala jooksul tehakse operatsioon ära, siis muidu tavainimene perearsti juurde, saatekiri spordiarsti juurde. Sa jõuad spordiarstile 3 kuud hiljem, aga mida sa enam opereerid, kui sul lihas katki on? Traumapunkti lähed näiteks EMO-sse, väga kehvad kogemused. Ma lähen ainult sinna sel juhul, kui mul on kuskilt midagi katki verejooksed, sel juhul on ju. Lähen sinna, tegin kükki, 340 kilo trennis ja mul oli liiga madalal turvatalad. Muidu peaks olema, nii kui sinna 90 kraadi ära lähed, et sealt võiks nii palju allpool kohe turvatalad olla. Aga mul olid nii palju allpool ja käis väike lihasreibastus, käis ära tõks. Vajusin kohe alla ära, sest kui midagi juhtub, sa ei automaatselt nagu ütled, et pane nüüd maha, lähen alla, aga see oli nii sügaval, et vajutas mu veel pingesse, tõmbas siit välimise reie lihase lateraalselt, tõmbas täitsa pooleks. Ta ei tõmbanud kondi küljest lahti, vaid ta tõmbas lihase kõõluse küljest, mis on nagu eriti spetsiifiline. Läksin traumapunkti, vaatad, ei tea, ei ole siin häda midagi, et tule homme kunagi. Hulk aega istusin, ma ütlesin, et ultraheli on vaja teha, et kui te ei tee, siis te ei näe ju. Ja vaatame, ja siis ultraheli arsti alla öelnud, et ei, me täna ei hakka tulema vaatama. Aga ma ütlesin, kui ta homme tulen, keegi ei näe, mu jalg on 2 korda suurem, see on paistis, seda ei ole võimalik tuvastada. Täpselt nii oligi ja siis läks 5 päeva aega enne, kui mul oma see Leho Rips, kelle juures ma käin, kellest on üli palju abi olnud, siis lõpuks nägi ultraheliga, et see lihas on täiesti pooleks ja pani kohe järgmine päevaks opeajana. Et
traumapunkt on. Leho on näinud su nii-öelda lihaseid väga lähedalt, et mis see nagu endast nagu kujutab. Kas sul mõni trenn on selline ka, kus nagu valus ja vastik ei ole? Siis peaks midagi viga olema. Et kui selline trend oleks, üldjuhul on jah, trenni lõpus on hea, siis on juba lihased soojad, aga alustada on jah, igalt poolt on tänu oma lollustele ja mitteteadmistele on ikka jah, väga palju valusid asju. Tavaelus see, et sa süüa mingeid asju ei saa, see, et sa süüa ei tohi mingeid asju, on juba piisavalt suur probleem, aga tavaelus, mis sind veel segab nagu? No tänu nendele mul on artriidid, põlved on kulunud, et noortele näiteks soovitatakse kohe seda kollageeni asja süüa juba noorest peast, ma ei teadnud sest mitte midagi. Ja nüüd ei ole mul mingit vahet ja siis on kõik nad kulunud. Neid korralikult korda ei ole võimalik tehagi, sest et kõhresid ei taastata, aga puhastada ja leevendada annab seal. Et näiteks kui tahaks lapsega kuskil joosta, ma ei saa joosta. Et ma võin võistlustel mis on kehva küll öelda, aga ma lähen võistlustel iga kord, võtan valuvaigistid retsepti omad sisse, enne kui ma lähen võistlema. Ja siis teen selle võistluse ära ja siis pärast vaatab, kui ta on. Et nalja ei ole enam, aga teen ikka. Oi, kuidas? No ma olen 8 aastat olnud isegi invaliidsuspensionit saanud. Ja siis tänu sellele kannakõõlusele, mis kunagi läks ja mul tagasi, mul läks 10 senti võeti ära ja tagasi ei pandudki, mul kasvas sinna ise sidekude. Aga siis 8 aastat sain pensioni. Siis öeldi, et nüüd terve või? Jah, kuigi hästi palju vigasid oli juures, tegin mitu taotlust veel, sest et mul on need kõhred asjad kulunud ja tõesti on nagu treppidest kõndimine on väga problemaatiline ja igast muid asju. Ja siis öeldi, ei, sul ei ole häda midagi. Aga ma küsisin, kuidas ma terveks saanud olen siis nüüd, aga sellele ei vastatud. Et seal on jah. Samas tituleerida ennast Eesti tugevamaks meheks ja võtta vastu invaliidsuspensioni on ka kuidagi imelik. Jah, aga seal jõutigi sinnani, et nad avastasid, et ma olen tippsportlane. Aga ma seletasin ära, kas te saate aru, võtan selle võistluste jaoks, nüüd on nagu see aasta on 3 võistlust teinud. Ma saaks rohkem kõvasti teha, aga sellepärast, et mu keha on nii läbi, ma ei saa neid teha. Ja ma lähen võistlust, ma võtan retsepti valuvaigistid sisse, et saaks enam-vähem ära teha. Kõik alasid ei saa perfektselt teha. Aga pärast tavaelus, kui ma ei võta igapäevast valuvaigistid, see ei ole üldse sarnanegi, see on hoopis teine, aga ei tee selgeks neile. Et tavaelus, kui peaks, kunagi olen palju ehitustööd teinud, et peaks ehitustööd tegema, siis ma ei saaks neid nii teha, see oleks võimalik. Kuidas sa taastud, kui sul võistlus on läbi? See on mega, mis me oleme kõike seda kuulnud. Kuidas sa taastud? See, mis aastatega on muutunud, see on ikka jubene, sest 20-ndates ma tegin niimoodi, et ma tegin laupäeval võistluse, ma tegin pühapäeval teise võistluse otsa. Pole mingit probleeme. Nüüd on niimoodi, et kui ikka kõva võistlus on ja annad endast nagu viimast, siis järgmine võistlus oleks võimalik teha 6 aja pärast, mitte enne. Ja järgmine nädal trennis on jumala mõttetud raskused asjad. Suudaks teha suuremaid raskusi, aga see on mõttetu, see on keha tapmine. Et nädal aega taastumist on nagu... Ma toon näite, mul on sõber 36-aastane lätlane käis praeguse võistlusel 2-päevane võistlus. Nädal aega hiljem, ta on kogu aeg Champions League, kogu aeg võidab võistluse, kogu aeg läks sinna, oli 4. Võimatu on taastuda. Et 2 nädalat oleks keskelt läbi selline taastumisaeg. See on siis kergete raskustega? Trenni teha kerget, ja. Mis see tähendab? Räägi kerge raskus. No kui ma jõutõmbe rekord on mu 476, siis maksimum 300 teha trennis, mitte rohkem. Mõnusalt lihtsalt 300 kangiga hullata natuke. Et ikka väga kergelt, ju. Väga kergelt, jah. Väga kergelt. Taastumise hulka, sinusugune mees, ma ei tea, see sport ei ole. Õlut jood sa 5 liitrit päevas või 10? Te kumbagi, sest et mina ei tea, ei maitsena. Ei ole õnne inimene. Vahepeal saunast 1-2 koroonat, aga mitte. Alkohol ikka tarbin, aga mitte nüüd nii nagu noorena enam, et aastas mõned korrad ja mis iganes viina, rummi. Aga ei paku pinget enam, sest et keha on nii suur, ma võin juua seal liiter viina 1 õhtuga ja siis on 3 päeva halb olla.
Tantsu jalga keerutama ei võta. No oleneb. Aga jah, ma ütlen, et jood seal mingi seltskonnaga näiteks võtad tavainimesed ja need on nii purjus ja ise vaatad, no ma ei tea, et võiks veel võtta, aga siis see kontrast on erinev ja siis, aga lihtsalt see pohmakas pärast see ei ole seda väärt. Et sellist, aga õllet ei lähe peaaegu üldse. Mis sul elus veel rõõmu pakub? Ma kuulan neid jutte, ma mõtlen, issand jumal. No näiteks kui mu selle karjääri kohta üldse, mis iganes rääkida, siis aasta aega olen Austraalias elanud, oleks saanud Austraalia tugevamaks meheks, ma ei tea küll, kuidas see võimalik oleks olnud, kuigi ma olen ju eestlane. Seal oli hästi vähe arenenud see. Kõigepealt läksin võistlustele, võitsin mingi 3 võistlust ära. Siis mulle auhindasid ei antud. Mulle öeldi, et sa oled profisportlane, et mis iganes pro-kaart või midagi. Siis meil Eestis ei ole mingi profi keegi. No nüüd on hakatud tehta amatöörsarja, aga varem sel ajal mitte midagi. Kõik on samane. Ja siis lõpuks avastad, jah, kuule, et vist ei ole, et siis lubati võistlema hakata nagu auhinnale ka. Ja siis oligi tulemas Austraalia meistrivõistlused. Mind kutsuti sinna, aga mingi paar nädalat enne tulin Eesti tagasi ära. Et oleks võimalik saada Austraalia tugevamaks ka. Aga... Mis su ellu veel mahub, ma mõtlen, kogu selle ravimise juures, kogu selle... Minu elu ongi trenn. Hästi palju näiteks võtan tütart võistlustele kaasa, mis on nagu hästi vinge kogemus elus on, et olen Arnold Schwarzeneggeri pool kodus olnud 2 korda käinud, kuhu üks eestlane kindlasti ei jõua enda elu jooksul ja siis käinud Terminaator 2 shotgunni käes hoidnud ja Kononi mõõka ja et see oli nagu väga vinge elamus, et kõik, mis see spordiga seoses on ja reisida üle maailma hästi palju saanud, et hästi palju, ei kujuta ette, kui palju riike läbi käinud. Ja siis nüüd ma viimased aastad olen tütart kaasa vedanud, sest tal väga meeldib, saab sopata erinevad poed. Siis mul tekib järgmises, kust siis ikkagi eelarve tuleb? Kuidas see eelarve kokku tuleb? See on ju ka suur kulu. No võistlustele minek makstaks mul kõik kinni, elamine, söögid, asjad, see on kõik makstaks kinni. Kelle poolt? Korraldate. Nii käibki? Jah. Ei, ma ei pea ühtegi lennujaamas ostad oma seal süüa ise, aga kõik makstaks kinni. See on kõik aastad. Välja arvata 2016 aasta, kui ma ei saanud tänu selle jamale, mis mul siin oli, ma ei saanud enam teatud liigades võistelda, ei kutsutud, siis tehti Arnoldi liiga, tehti nagu üle maailma. Ja siis seal esimene aasta ma ostsin oma piletirahad, aga ma iga võistlus võitsin need rahad tagasi. Ja siis oli 2017 võitsin üks suuremaid võistlusi Arnold Brasiilia, 2018 Arnold Austraalia. Tolle ongi nagu läbi aegade parim võistlus, mis ma võitnud olen sellepärast, et seal oli Leedsis, siis oli JF Caron, kes on väga tipp, Belsakid asjad, kes on nagu maailma tipud tollel hetkel. Ma võitsin 2 kohta 10 punktiga, mis on nagu rammuspordis hästi suur vahe. Vahel on poole punkti. Ja 10 punktiga peale võistlus, sellist võistlus, see oli mõnus tunne. Aga... Tennisistidel näiteks on väga lihtne. Palju nad karjääri jooksul on pannud nagu raha taskusse. Ja meil pole õrna aimagi. Palju sa oled tantsis? Pole kunagi kokku löönud. Ma isegi ei tea aasta jooksul paljust, ma ei arvuta seda kunagi. Raha tuleb, läheb, mida seda kokku löötast. Lihtne elu. Ja. Mis tähtsus selle palju ma teeninud olen, kui teda enam alles ei ole ju. Millele kulutad? Lapse peale palju. Elamine on normaalne. Igapäevaelu. No söögi peale läheb ka tegelikult ikka rohkem kui tavainimesel. Ei käi poes väikse kotiga, et ikka normaalselt. Ma käin iga päev poes, ikka suur kotides süüa. Mulle tundub, siin on istunud erinevaid inimesi, ma pakun mul vastus. No 4-50 inimest kindlasti. Sa oled üks muretum vend üldse. Jätad sellise mulje? Tegelikult ka. Ehkki sul on kogu aeg nuga sees põhimõtteliselt. No lõpetasin ära selle, nagu, kui ta öelda, ma olen siin teinud ehitust, nagu mitteametlikult mõned majad ehitanud ja teinud, aga ametliku töö lõpetasin ära 30-aastaselt kuskil, et vahepeal natuke olen teinud, et seal mingid asju, aga siis ma ei tahtnud enam nagu kellegi all töötada, et vaatasin, et pigem seda treeneri asja ja võistlustele rohkem keskenduda. Ja ma käisin tööl, 6:30 pidin hommikul tööl olema,
päeval 3 lõpetasin, sealt otse trenni Lauri Nämiga, kes varem tegi rammumeesporti ja peale füüsilist tööd minna teha maailmatasemel trenni veel, see oli kohutav. Siis ma ikkagi otsustasin jah, et seadsin elu nii, et saaks ilma selleta. Mida sa kogu oma selle pika karjääri jooksul, see on olnud sul väga-väga pikk, kõige rohkem kahetsed? Ei no ongi see, et ei olnud, mitte otseselt ei kahetse, aga kahju on sellest, et ei olnud kedagi kõrval, kes niimoodi oleks saanud aidata selle toitumisega, treeningkavade ja kõigega. Et iga trenn sai mindud saali, mõeldud, et mis me täna teeme, vaatame, teeme täna seda, aga tänapäeval lähe keegi saali nii, et ma teen täna äkki seda. Täna on kõigil paigas. Näiteks nagu ma isegi teen erinevalt seda coachingut, ma vaatan, kuidas eelmine nädal inimesel jõud on olnud, siis järgmise nädala kava tuleb selle järgi, aga kõik päevad on paigas, mida sa teed, mitte et sa lähed ja vaatad, kuida täna ilm on, et ma nüüd teen seda. Ja siis sealt on nii palju valest asju ja vigu ja tänu sellele vigastusi ja tänu sellele on need põlved ja õlad kõik kulunud ja et seda kõike muudaks. Põhimõtteliselt, kui sa siin ilmast rääksid, siis sa võiks olla ilmaennustaja ka, ma arvan, et kui äikest tuleb, sul valutab midagi, kui pilve läheb, sul valutab midagi, kui udu on, valutab midagi. Sai just üks päev nalja tehtud, et üks siin küsis et kas midagi kunagi ei valuta ka või mõtlesin, aga seal rammumeeste seas on nagu nali, et kui hommiku ärkad kuskilt midagi ei valuta, järelikult see ei ole enam. Nii ta on. Jah, aga ega enamus tippsportlastel ikkagi professionaalsetel need vigastused käivad asja juurde ka ikkagi kahjuks. Meil on Eestis kulturiste väga võimekaid, Ott Kiivikas ja kogu see kaader. Kuidas sa nende meeste peale vaatad? Ei, ma olen Kiivikase juures esimesed treeneri paberid asjad teinud. Nad teevad, kui ma ütlen, nad ei tee nii professionaalselt nagu neid kulturiste, keda mina näinud olen. Kõik need, kes on Mr. Olümpiatel ja need, kui me Arnoldi käime võistlemas, siis seal on nagu maailma kõik tipp. Et see on ikka väga suur vahe meie Eesti kulturist. Kus see vahe tuleb? Esiteks Kiivikase, ma neid liigasid kahjuks ei tea, aga tema liiga, kus tema võistes oli, dopingu oli keelatud. Aga see, kus seal Arnoldil ja need on, seal on lubatud ja siis need suurused on ikka väga suur erinevus. Ei no aga siis ongi see, et kumb sa siis professionaalsem on, kas see, kus sa teed ilma dopingut või see, kus sa teed nagu... Selles suhtes kui ta võtta professionaalsem, ma ei tea, mis summad seal Kiivikase võistlustel olid, aga seal on esikohad 400 000 ja 500 miljonit, et siis ta on natuke professionaalsem. Aga sa keerad ka võib-olla oma tervise ikkagi täielikult ajadavalt tuksi. Sa ei saa ju... Ma ei saa, kas sa praegu propageerid seda? Ei, ma ei propageeri, ma räägin, et rahad on teised. Aga see on vaba valik. Ja, see on vaba valik, rahad on teised, summad on teised. Ja see kulturismi teema, sellest ma pole kunagi aru saanud, sest ta on ikkagi rammumeespordis ei ole nüüd, sa ei pea niimoodi neid asju tarbima nagu kulturismis, et ta on vähe, kui seal võtan need Mr. Olümpiat, siis ma isegi ei kujuta ette, mida need inimesed teevad oma elus. Et seal paar näidet on kehvemat näidet, et kahjuks see Koleman maailmal läbi tippu aegade üks suuremaid ja võimsamaid, kes tegi ka selliste raskustega, millega meie teeme. Ainuke kulturist, ülejäänud teevad kõik väikestega, mis ma näinud olen. Mis see Kole näide oli siis? Tema nüüd on enam ratastooli inimene, aga ma ei tea, mis tal seljaga juhtus. Et ta on jah, täiesti invaliidne eluaegne. Aga ma ei tea, kas on spordiga seoses või mitte, ma ei tea seda. Igal juhul tema hästi ei läinud. Aga tütar teeb sul mida? Kulturismi või? Ei, jõusaaliski, vist äge välja näha suurem Peppo tänapäeval tüdrukutel. Seal on niimoodi, et ma lähen isegi, panen treeningkava paika, seletan ära. Ei, võetaks TikTok lahti ja keegi teeb seal iga päev näiteks jalaharjutusi mingi mis iganes influencer, et tema Peppo on nii suur ja siis tehaks tolle järgine. Et mis siis, et mul nagu natuke seda treeningalaseid teadmisi nagu on, et võiks ju isa kuulata, aga ei. Tehnikat kuulab, kuida teha, aga seda, kui palju asju teha, seda ei kuulane. Kas sul omal ajal oli ette määratud, et nüüd sa lähed seda teed? Tütar ei tahtnud midagi muud tegema hakata? Ei, ma olen alati lubanud lapsel teha trenni, mis ta tahab, aga trenni peab tegema. Selline suhtumine.
ja siis 6 aastat tegi rühmvõimlemist, iluvõimlemist seal, aga see läks nagu nii hulluks. 6 korda nädalas 3 tundi päevas. See oli nagu kooli kõrvalt. Kõlab ju nagu päris sport. See oli ulme, jah. Ei, nad tegidki võistlustasemel ja käisid võistlused olid. Aga mis seal head oli, eluks ajaks pani rühi paika, keha on nagu hästi korralik, ilus, no ei käi jalad sisse, pole ka midagi. Ja selleks oli väga hea, aga samas oli moraalselt hakkas juba päris hulluks läks, kui sa oled nii noor ja sellist tampi saad. Mulle tundub, et sul on elus konflikte olnud ka vähemalt sama palju kui operatsioone. Piisavalt. Parim näide on siin aasta tagasi veel sai McDonald'sisse mindud sööma lapsega. Üks poiss lasi Bemmiga seal selline topsi endal aktast välja. Et siis lasin signaali ja tekkis sõnaelus ja tekkis ka väike kähmlus. Aga väljas oli kiilas jää, täiesti libe, nii et püsti isegi seista ei saanud. Siis ma tõstsin ta üles, viskasin ta maha ja siis rebestasin omal siituste lihast ja nädala pärast oli mul Brasiilias võistlus. Aga läks enam vähem. Ta jäi sinna maha või läks politseisse? Ei, no siis ta ei läinud. Kõige hullem oli see, et tuli välja, et ta oli mul tuttav lapsepõlvest, aga ma olin hästi viisakalt, ütlesin, miks sa viskad McDonald'si ukse ette endale autoaktast, et ole hea, võtta üles nagu. Tõesti väga viisakalt rääkisin. Aga tal oli mingi noor neiu kõrval, siis tal oli vaja esineda ja siis jah. Kui tihti tänaval siis või peomeelulus ikkagi kakled? Ei kakle. Sellepärast, et esiteks ma käin aastas 2-3 korda peol kõige rohkem, et ei ole enam nii noor. Aga nooremana on ette tulnud, aga õnneks mitte palju. Aga on selliseid huvitavaid inimesi on näiteks, kes tahavad ise kakelda. Mingi väike peenike poiss, mul oli, ma ei tea, eelmine aasta käisin peol, tuleb sinna, ajab mu seal mingi joogi ümber ja tahad kakelda muga. Mõtlesin, mida ma suga kaklen? Sind pole ollagi. Aga siis tuli tal mingid sõbrad ja viisid ära. Inimesed on nagu julged, kui see alkohol teeb imet. Alkohol teeb imet. Ja. Millal sa teed siis selle 505? Järgmine aasta arvatavasti on samal ajal septembri alguses võistlus. Kas august ja september on see sama võistlus? Mujal mul ei ole mõtet teha, sest mujal ei ole seda raha. See on ka üks ja see mujal võistlusel seda tehtud, siis nii palju ei arvestata ka. Et see on ka, et selle võistluse raames tuleb see teha. Seega aasta otsa sa põhimõtteliselt hakkad nüüd selle nimel tööle. Sa teed midagi muud ka? Ei. Ma tegelen praegu rammumäega täielikult. Sest et jõutõmme on rammumäe üks alasid niikuinii ja see on baasharjutus, mis annab üldse rammumehel kõikidele harjutustele jõuda juurde. Aga selle võistluse jaoks hakkan valmistuma 4-5 kuud enne. Ühesõnaga kuskil siis aprill-mai? Ja, mai, jah. Mais on okei. Selles hetkeks on su põlved puhastatud? Ja. Opid tehtud? Maailma meistrivõistlustel tagasi finaali kohaga. Taas maikuus on maailma meistrivõistlused. Ja plaan on kindlasti teha. Ma tean, et see on täiesti inimene, kes oleks väga kaugel sellest, ütleks seda, siis ma saan aru, et see on utoopiline, aga see, et mul see nagu see aasta, see 455 oli nagu muu seas. Aga lihtsalt 505 jaoks peab kõik ideaalne olema. Sa ei saa olla nädalaga enne haige. Niimoodi, et lähed võistlustele, sul on veel palavik ja jõuad olla, et see ei ole võimalik. Vähemalt seekord ei olnud. Kuule, super, et sa tulid. Aitäh. Super, et sa tulid. Ma ei ole nii pöörast juttu tükk aega kuulnud ja nii muretult lasta sellisel alal, nagu sa teed. Et igal juhul edu sulle. Seda läheb vaja juba. Et 505 läheks ülesse. Läheb. Ükskõik siis, mis ainete toel või kuidas. Kui see on lubatud, siis on see lubatud. Ja saame siis näha. Aasta pärast septembrikuus 505 kilo. On. Aitäh, et vaatasite. Jääme ootama seda septembrikuud ja Raunole soovime ainult tuult tiibadesse. Kõik, mis on lubatud, siis tuleb teha. Aitäh sulle. Aitäh. Selline oli Betsafe spordipodcast seekord. Mingis mõttes üks võib-olla pöörasemaid jutte üldse, mis me siin rääkinud oleme, aga elu ongi üllatusi täis. Kohtumiseni.